Tänases videos ma näitan sulle, kuidas ma projekteerisin ja ehitasin sellise kõrgetel jalgadel seisva suvise mängukindluse. Vaatame üle, mis materjal ma kasutasin ning milliseid vigu ma töö käigus tegin, et sa saaksid oma ehituse käigus samu vigu vältida. Tänane videoprojekt sai tegelikult alguse sellest minu selja taga olevast kollasest liumäest, mis sattus mulle puhta tasuta kätte ühe lammutustöö käigus. Nende mängumajadega on alati see häda, et nad võtavad aias päris palju ruumi ära, nende alt on kehv muruniite ja nii edasi. Aga kuna mul on just parasjagu käsil piirdeaia lammutusprojekt, sest see piirdeaed on vale koha peal, siis mul on selleks väga hea koht ja ma plaanin ära kasutada selle vana piirdeaia 2 posti. Selle jaoks, et terasposti sisse midagi kinnitada, on vaja siia loomulikult puurida avad. Avade juures kõige tähtsam asi võib-olla on korralik terav puur, aga teine väga hea tööriist on märkenõel. Eriti hea on selline vedruga märkenõel, millega peale vajutades jääb kohe täkke ette. Kui seda ei ole, siis võib kasutada ka lihtsalt ühte puidukruvi ja haamrit. Siis see puur ei hakka teil käes ujuma ning auk satub täpselt selle koha peal, nagu te plaanisite. Panin selle prussijupi siia pitskruviga kinni, nüüd läbi selle sama augu teiselt poolt ma saan puidu sisse juba ka augu ära puurida. Prussi kinnitamiseks lähevad käiku 8 poldid, suured seibid ja selle nailokrõngaga mutrid. Mõistlik on panna kõigepealt kõik poldid sisse ära, veenduda, et kõik augud päriselt klapivad ning seejärel keerata kinni. Hiljuti ma avastasin internetis, et inimeste jaoks on vaidlusobjekt, kas seip pannakse niimoodi, et need stantsitud teravad servad on vastu detaili või nad detailist eemal. Ja tundub, et ainuõige lahendus on panna ikkagi nii, et need ümarad servad jäävad väljapoole. Nii et ma nüüd siis ka järgin seda interneti koolkonda ja panen seibid alati õiget pidi. Anna mulle kommentaarides märku, kas sa teadsid seda ning kui ei teadnud, siis kas sa kavatsed edaspidi seda järgida. Nüüd, kui need ühe poole jalad on paigas, siis on hea mõte ära kontrollida, kas need loodis ka on. Selle jaoks mul nii pikka loodi ei ole, aga tuleb appi üks pruss, mis on piisavalt sirge ja selle abil saab loodiga ära kontrollida. Kui nüüd ühe poole jalgadega oli väga lihtne, aiapostid olid juba maasse valatud, siis teisel pool tuleb ikkagi jalgade jaoks väike vundament ka teha. Ma raalisin enam-vähem mõõdulindi ja loodi abiga välja, kus see jala asukoht hakkab olema ja kuna ta on mul siin mõnusalt sellise kallaku peal ka veel, siis ma kaevan siit natuke lahti, panen siia alla paar labidadat kergkruusa ja siia peale ühe betoonplokki. Kuna lõpliku maja kõrguse määrab ära jala pikkus, siis neid betoonblokke, mis maasse saab kaevatud omavahel õnneks loodima ei pea. Küll aga on vaja loodi selle jaoks, et välja mõõta see teise poole jalgade pikkus. Ja selle jaoks ma asetan selle loodi ühe otsa olemasoleva jala peale ning teise otsa panen siia uue jala vastu ning sätin seda kõrgust nii kaua, kuni mul lood näitab, et oleme leidnud sobiva koha. Nüüd, kui need jalad on valmis, tuleb leida mulle mingi ajutine meetod, kuidas neid püsti hoida. Ma avasin, et kui ma võtan selle põranda risti tala, mis mul siin tulevikus hakkab niimoodi istuma, kui ma ta praegu panen lapiti, siis asi püsib juba ise püsti. Siinkohal on heaks abivahendiks üks lõikejääk, mille abil on võimalik siis neid prussi paksuseid mõõta. Ehk siis pärast tuleb see pikk horisontaalne tala siit selle jala väliskülje peale ning need ristitalad hakkavad siin peal istuma. Aga praegu ma saan ta lihtsalt panna mõõduks siia ära ja lasta ühe kruviga kinni. Et nüüd, kui loodi abil on selgeks saanud, et see asi on loodis ja istub nii, nagu te tahate, siis ma panen siia peale esimesed 2 põrandatala ära ja kinnitan nad ülevalt alla hästi pikkade kruvidega ja niimoodi mul need põrandatalad istuma hakkavadki. See annab mul sellele raamile sükse enam-vähem stabiilsuse ja ma tean, et mõõdud on paigas ja siis saab juba tegeleda kogu selle karkassi tugevdamise ja korralikult kinnitamisega. Kui põrandakarkass on nii palju koos, et see värk püsib teil ise püsti ja hakka tuulega ümber minema, siis on õige aeg hakata tegelema jalgade kinnitamisega. Esimene asi on üle vaadata loodi järgi, et jalad oleks ikka sirged ning seejärel mõelda välja, kuidas need jalad nii tugevalt siia alla saab, et ka 2 ja 3 siin sees hüpates nad ära ei murdu. Mina kasutan selle jaoks jälle läbi polte, panen siit ühe 8 poldi läbi ja paar kruviga veel otsa. Lisaks nüüd sellele, et see jalg peaksid nurgast olema päris tugevasti mingi polt liita või väga suurte kruvidega kinni, siis tasuks neile ka panna diagonaalid, sest eriti kui see jalg on siuke pikemat sorti, ligi 1,5 meetrit, siis tahest tahtmata ta hakkab läbi painduma ja mängima. Ja isegi siuke väike diagonaal, mis jääb niikuinii kuskilt lõikejääk üle, lisab kõvasti jäikust. Nüüd järgmise sammuna ma ehitan valmis põranda, mis võib-olla traditsioonilise majaehituse puhul oleks äärmiselt imelik asjade järjekord, aga mängumaja puhul lihtsalt
on see selles mõttes väga mugav lahendus, et siis ei ole seinad ja katus ees. Alguses ma plaanisin seda põrandat teha terrassilauas, aga siis mul meenus, et mul on garaažis 18 vineeri erinevas mõõdus tükke, mis on siin mingitest projektidest järgi jäänud. Eks see jääkidest ehitamine on niisugune, nagu ta on, aga lõpuks saab asja küll ja ma arvan, et mängumaja põrandaks on niisugune igati mõistlik koht, kust kokku hoida ja peapoodi minema uut materjali ostma. Tähelepanelikum vaataja märkab, et ma jätsin otsad üle serva, ma ei lõiganud materjali mõõtu ja seda ma tegin täiesti teadlikult, sellepärast et nüüd, kui ma viimase rea kruvisid kinni ära lasen, siis ma lähen toon lattsae ja lõikan lattsaega ühe korraga kogu selle põrandamaja mõõtu. Ja nüüd enne veel, kui seina saab ehitama hakata, siis on mõistlik see põrandapind ka kohe ära viimistleda selliseks, nagu ta iganes teil siis olema hakkab. Ja mina jätan selle põranda lihtsalt selle vineeri töötlusega, aga mis ma teen, on see, et minu hea sõber Andrea, kelle kodus on ilmselt rohkem tööriistu kui kohalikus Bauhofis, laenas mulle oma lintlihvija ja ma käin selle lintlihviga üle need vineerplaatide jätkukohad, et siin ei oleks seda niisugust ebameeldivat astet, kuhu on võimalik varvast ära lüüa või pindu jalga saada siit. Seinamaterjaliks mina kasutan 45-45 höövelprussi ja ma kavatsen need seinaraamid koostada terrassi peal lapiti maas ning korraga paika tõsta. Mulle tundus, et nii on kiirem ja mugavam ehitada. Ma tegin ka omale kiire joonise AutoCADis ja printisin ta välja, et mul oleks kõik lõiked silma ees olemas ja saaks ühe hooga ilma mõõdulindiga edasi-tagasi jooksmata ehitada, nii et kellel huvi, siis ma võin seda joonist lahkelt teie kõigiga jagada. Täpsed lõikest tehes tuleb arvestada ketta paksusega. Ehk siis see märk tuleb omal sättida niimoodi, et kui ma tahan, et mul see kettast vasakule jääv osa oleks täpselt märgi järgi, siis ma pean panema selle ketta lõike serva siia märgi peale, mitte ma ei lõika ketta keskelt, sellepärast et see ketta paksus on kuskil 2,5 milli ja kui ma lõikan selle märgi keskelt, siis ma kaotan selle pool ketta paksust oma detaili pikkusest. Esimene otsasein on nüüd valmis ja mis mul enne ei mainimata, et mul on tegelikult eelmisest ühest maja lammutuse projektist aknaraamid juba valmis ja ma sidusin selle aknaraamiga kohe siia otsaseina külge ära, see annab talle kõvasti jäikust juurde ja nagu näha, siis mul pikkasid prusse väga palju ei ole, nii et ma pidin veits ökonoomitama siin materjaliga. Kui te päris maja ehitate, siis ärge nii tehke, aga ma arvan, et mängumaja puhul on see igati okei. Pärast tuleb veel vooder peale ja seob selle kõik üheks jäigaks tükiks ära. Vahepeal tuli ehitusjärelevalve ja ütles, et aken on puhta valesti pandud, nii et ma panin ühe akna juurde meie majale nüüd topelt aknad. Aga tegelikult, mis on hoopis olulisem asi, et kui sa teed sellist valmis seinaraamidega maja, siis ära ole nagu mina ja arvesta sellega, et see raam, mis läheb nüüd siit jätkuna edasi sinnapoole, peab olema selle teise raami paksuse jagu lühem, sellepärast et ta ju tuleb siia peale, mitte ei lähe maja nurka. Siin nende ukse kohtade peal, kus see raam on seotud ainult ühest otsast, ta on küllaltki vedel. Selleks, et ta parem oleks paika tõsta, ma panen ajutiselt siia külge lihtsalt risti ühe prussijupi veel üle, mis teeb selle raami jäigaks ja pärast, kui ta on paigas, siis saab selle prussi eemaldada. Kui seinaraamid on valmis, siis on aeg need sinna ülesse maja külge tõsta ja kinni kruvida ja see on nüüd küll selline töö, mida üksi on päris keeruline teha, et siin võtta kas väiksed uued majaomanikud või naabrimees või pruut või kes iganes püsti hoidma, läheb see töö veits ohutumalt ja libedamalt. Ma panin kõigepealt ühe diagonaali, mis hoiab seda seina püsti ja siis lasin ülevalt alla pikkade kruvidega. Lõpuks lasin omavahel selle nurga seal. Ma panen kohe teise otsaseina ka paika. Kõige tähtsam enne alustamist on see, et kõik tööriistad on käepärast. Mul on siin pitskruvid, trell, kahes erinevas mõõdes kruvid. Et kui ma selle seina nüüd siia üles tõstan, siis ma saan ühe käega hoida seina ja teisega haarata tööriista järgi. Kuna sinna otse all on need põrandaristid alad, siis selle saab kinnitada päris korralikult sihukeste korralike monstri kruvidega, et ei lähe mitte ainult vineeri, vaid ta läheb ka sinna karkassi sisse. Ma panin omale eesmärgiks, et sisekõrgus peab olema 1,80 m ja ma saan siin ise vabalt püsti seista. Mul ei tule see kõrgus välja, nii et ma tegin käigu pealt see plaani veits ümber. Ma võtan selle otsaseina ülemise nurga lahti ja asetan need sarikad nii palju väljapoole, et see ristitala mahub siia sarikate vahel. Ja nüüd, et see keskmine piki katust jooksev tala ikka toestatud oleks, siis tuleb talle mingi toestus teha. Mina kasutan seda aknaraami ülemist pinda. Ma võtsin siit omale mõõdu siia ülesse, kasutasin väikest prussi otsast lõigatud klotsi, mille ma asetasin täpselt õige kõrguse peale ja kasutades seda nüüd lähteinfona ma saan ehitada siia toestuse, mis hakkab kõike seda katust hiljem püsti hoidma. Enne veel, kui otsaseina pealt selle ülemise kolmnurga saab maha võtta, tuleb arvestada sellega, et see on hetkel ainuke asi, mis need vertikaalsed poste kinni hoiab. Ma loodan, et ükski elukutseline ehitaja seda videot kunagi ei vaata, sest sihuke klotsitorn, mis ma siia tegin, see on ikka päris kohutav.
aga hetkel käepäraste vahenditega aitab see mul tööga edasi minna ja ma pärast seon ta natukene paremini ära. Katusetala kinnitamiseks ma kasutan tavalise ehituspoes müüdavaid hästi odavaid metallnurkasid, nendega saab ta kahelt poolt ära fikseerida ja siis veel 4 pisikese kruviga ülevalt alla siia sellesse klotsitorniga kinni lasta, siis on ta kõvasti kinni ja on kindel, et ta ei hakka siit minema liikuma ka tugevama tuulega. Ja nüüd enne veel, kui need sarikaid hakata omale ülesse viskama, siis ma soovitan mõõta omale ära ühe nurgatüki pealt, kui pikalt see sarika tagumine ots täpselt sealt seinast üle ulatub ja märkida siia kõigi sarikate peale see distants ära, selle järgi on pärast jube lihtne need sarikaid paika rihtida. Kui ma need sarikad olin nüüd kõik paika saanud ja õhtul seda otsa seina vaatasin, siis midagi ilgelt häirima, et see katuseräästas ei tulnud siit seinast piisavalt pikalt üle. Mulle tundus, et see maja näeb välja nagu kingakarp, kui seda räästa osa ei ole, nii et ma natuke pikendasin seda otsa siin. Ja teise asjana ma tegin siia katuse siseküljele sellised 60 nurkadega detailid, mis istuvad täpselt siia sarikate vahel ning lisaks kinnituvad veel ülevalt sellesse ristitalasse. Katuse katte kinnitamiseks läheb spetsiaalne katusekruvi, mida müüakse igas ehituspoes. Siin on enamasti väliskuuskandiga pea, siin on kummitihend ja siis keere on vastavalt sellele, kas läheb metalli või puidu sisse ning mis on kõige tähtsam, on see puuri ots. Ja see puuri ots on tähtis sellepärast, et see katusekatte materjal siin temperatuuri mängides paisub ja jälle tõmbub kokku ning et vältida seda, et selle kruvi ümber tekivad pinged, sest auk on justkui liiga väike, siis see puuri ots puurib siia täpselt paraja suurusega augu ette ning sellega kinni lastes on kindel, et esiteks ei lähe siit vesi läbi, sellepärast et on siis see kummitihend ja teiseks saab see ava täpselt sobiva suurusega. Ilm ei soosi absoluutselt ehitamist, aga kuna nädalavahetused on väga loetud, siis ma ikkagi pean jätkama. Kahju mul peeglit ei ole, ma saaks teile näidata. Mul on kaamera statiivi peal ja kõrval teise statiivi, kelles on vihmavari, mis on kaamera kohal. Instagramis keegi äkki nägi pilti. Ma olen ise väga rahul selle lahendusega. Tulles nüüd tagasi ehitusprojekti juurde, siis järgmisena ootab ees katusekatte paigaldus. Ega seal iseenesest midagi eriti keerulist ei ole, eriti kui kasutada sellist plastiklehte, nagu mina kasutan. Tegemist on selle kahekihilise läbipaistva polükarbonaat katusega, millest tehakse tavaliselt kasvuhooneid. Tegemist ei ole absoluutselt mu lemmikmaterjaliga, ma võiks isegi öelda, et mulle see materjal eriti ei meeldi, aga ega väga valikut ei ole, kui läbipaistvat katust tahta. Ja miks mulle see materjal ei meeldi, on tegelikult väga lihtne põhjus. Siin on need nii-öelda vahekambrid, see on 2 lehe vahel ja sinna sisse satub vesi. Selles mõttes, et poes müüakse igasugu tihendeid ja teipe ja liiste ja kõike selle materjali jaoks, mis peaks selle justkui veekindlaks tegema. Aga minu kogemus siin viimased 3-4 korda seda paigaldades on see, et näe vaeva, palju sa tahad, see vesi satub siia ikka sisse. Nii et ma seekord isegi väga ei viitsi selle teipimisega tegelda, ma panen ta lihtsalt peale ja lepin sellega, et siin ilmselt kevadel vesi voolab sees, aga päike kuivatab selle välja ja elu läheb edasi. Aga sel materjalil on iseenesest ka päris mitu positiivset omadust, alustades sellest, et ta on päris jäik, ehk teda on lihtne ülesse panna ning sellise väikse konstruktsiooni puhul ei vaja see katus ka mingit roovitust, ehk siis seest välja vaadates jääb see katus lihtsalt puhtam ja õhulisem. Ja nüüd, kui seda materjali paigaldama hakata, siis siin tasub jälgida seda, et siin on 2 pool on kaitsekile, ühel pool on see kile valge, teisel pool on see kile läbipaistev. Ja enamasti on niimoodi, et see valge pool on mõeldud välja, see on alati siin kile peal kirjas ka, kumb pool on mõeldud välja ja kumb sisse. Välimine pool on kaetud mingisuguse UV-kindla laki või mis iganes kihiga ja sisemine ei ole. Aga kui te selle kilesid pealt maha võtate, siis need pooled on täpselt ühesugused. Ehk ärge olge nagu mina ja hoidke meeles, kummal pool see valge kile oli. Kui te nüüd siin üleval katusel olete neid kruve hakkate paika panema, siis mulle meeldib seda teha niimoodi, et kasutada neid plastiku sees olevaid triipe. Juhikuna ma mõõtsin 1 rivi omale välja, panin joonlauaga lihtsalt selle kruvide vahelise sammu omale paika, nüüd järgmised rivid ma panen niimoodi, et ma liigun mööda seda katuse triipu järgmise sarikani ja surun need kruvid siit läbi selle plastiku, need jäävad siia ilusti püsti ning kui mul on mingisugune kogus kruve ära pandud, siis ma saan nad korraga kinni ära lasta. Mu meelest nii läheb natuke lihtsamalt ja kiiremini. Ja kruve kinni lastus tuleks veel arvestada sellega, et ei lase seda kruvi liiga sügavale, sellepärast et seda materjali on suht lihtne väga mõlki tõmmata ja ilmselt kehvemal juhul ka ära lõhkuda. Kui töö käigus on vaja seda materjali lõigata, siis esimene väga hea mõte tundub olevat ketassaag. Aga ma soovitan ketassaagi mitte kasutada, sellepärast et ta küll lõikab puhtalt, aga ta tekitab lõigates seda nii-öelda saepuru või seda plastikusodi ja see läheb siia materjali kihtide vahele
ja seda ei saa pärast enam kätte väga hästi. Hoopis parem tööriist selle jaoks on korralik terav kipsinuga ja mingisugune sirge abivahend, näiteks lood või mõni sirgem pluss ning selle abil mõne sükse paari-kolme samasse jälge tehtud lõikega saab ka väga ilusa puhta lõike ja ei pea selle saepuru välja nokkimisega pärast tegelema. Kui ma nüüd enne ütlesin, et otsaliista ma ei plaani kasutada, siis seda jätkuliistu ma ikkagi väga tungivalt soovitan, sest vastasel korral sajab teil jätkude vahelt vesi läbi. Tegemist on väga lihtsa hašliistuga, mis tuleb osta vastavalt sellele materjali laiusele ning üks plaat läheb tal ühelt poolt sisse, teine plaat teiselt poolt sisse ning saategi piisavalt veekindla ühenduse. Siia katusetööde lõpetamiseks üks väike ohutuse tipp ka. Kui te redeliga töötate muru peale, see tundub nagu natukenegi kahtlane, ei taha väga hästi püsida, pange see redel omal maja külge koormarihmaga kinni, siis on kindel, et katus saab lõpetatud ja ei ole vaja EMO-s vahepeal käia. Kui katusetööd on lõppenud, siis on õige aeg hakata paigaldama välisvoodrit. Ja kui ma ideaalis oleksin pannud tegelikult punnühendusega voodrilaua, siis hindasid vaadates selgus, et see on minu budgetist natuke väljas, nii et ma läksin kõige harilikuma ehitusliku kvaliteediga 22x100 laua peale, kus on nii oksa kohta kui poomkanti kui igasugu muud vigastusi. Aga ma võtsin seda lauda natuke varuga, nii et ma saan kõige hullemad kohad välja lõigata. Siin voodri paigalduse juures on mega suureks abimeheks naelapüss. See teeb töö lihtsalt, ma arvan, 3 korda kiiremaks, et ei pea taskus kruve otsima ja jälle trelli võtma, jälle kruve otsima, jälle trelli võtma, lihtsalt pane paika, lase kinni. Mõned kohad, kus on laua otsad veitsi onnakad, tahavad eemale irvitada, tuleb ikka kruvid panna, aga üldiselt suures plaanis on võit on meeletu. Aitäh, Andreas, see on väga hea tööriist. Ja võib-olla üks asi veel, et kui te seda voodrit välja lõikama hakkate, siis hoone nurgad tegelikult ei pea üldse väga hästi kohakuti olema, sest selle katab niikuinii pärast see nurgaliist ära ning lisaks sellele, kui siin suure hurraaga ülevalt alla tulla, siis võiks vahepeal loodiga kontrollida, et need read ikka otse ka jooksevad, sellepärast et ega need lauad ei ole alati väga sirged ja kuskilt võib väike vahe sisse tulla ning kui see vahe on väike, siis paari laua tagant avastades pole väga hull, aga kui see on 10 lauda ära pandud, siis sealt iga laua pealt see vahe natuke kordistub ja lõpuks on alumine laud väga viltu. Kui üldiselt on see laudise paigaldus küllaltki lihtne töö, pane aga laud paika ja lase kinni, siis veidi rohkem nikerdamist on siin selle otsa kolmnurga peal. Siin on siuke hea lihtne alternatiiv muuta laua suunda, lõigata laua ots katuse kalde alla ära, tõsta paika ja märkida siin samas hoone peal lõike pikkus niimoodi edasi minnes mõlemas suunas, kuni ongi otsasain tehtud. Ja laudise tööde lõpetuseks viimase asjana ma panen siia nurka 2 vertikaalset lauda jooksma ülevalt alla L-tähe kujulised, mis siis katavad ära siin hoone nurgas kõik need lõikeservad ja annavad sellele hoonele viimistletud välimuse. Enne viimaste iluliistude panekut on mõistlik hoone vähemalt väljaspoolt ära värvida. Kuna ma endiselt värvida ei oska, siis ühtegi värvimise nõuannet siit videost ega üldse ma arvan minu kanalit ei leia. Küll aga ma saan näidata, kuidas ma neid aknaid teen. Sellepärast, et nagu te video alguses nägite, siis ehitusjärelevalve teatas, et minu plaan igasse avasse panna 1 aken ei lähe mitte, nii et nüüd on mul aknad puudu ja on suurepärane võimalus siia 2 tükki juurde ehitada. Aknaraamide tegemiseks on väga hea kasutada neid pikki kitse fineeriribasid, mis teil kõigil kindlasti kuskilt projektidest üle on jäänud. Kõigepealt ma lõikasin välja aknaraamide vertikaalsed osad ning lõikasin välja ka aknaraamide vahele käivad horisontaalsed osad. Aga horisontaalsed osad ma lõikasin 10 milli pikemad, kui see aken tegelikult tuleb. Ja nüüd ma märkisin ära omal väikese lõikejäägi abil selle akna välisraami ristumiskoha peale vineeri paksuse ning nüüd järkamissae abil teeme siia väikese 5 mm sügava tasku. Kuna saekettas on teatavasti ümmargune, siis siin sae tagumise piiraja juures kipub see lõige natukene raadiusega üles keerama ja selle vastu aitab see, kui võtta üks mingisugune klots, mis seal jäägikastis on ja asetada siia taha selle saepiiraja vastu, tuua oma töödetail sellest saepiirajast natukene eemale, et anda saekettale lihtsalt piisavalt ruumi, et kogu materjali paksus läbi lõigata. Koostamiseks ma kasutan veekindlalt puiduliimi ja nii kaua, kuni liim kuivab, hoiab seda asja koos liistunael. Ja nüüd on asi sealmaal, et tuleb kuidagi ära vormistada uste akende ümbrused ja katuseservad ning anda värvirulliga tööle viimane lihv. Neid ukse ja akna ümber olevaid piirdeliiste paigaldades ma soovitan mõelda sellele, et kuigi need 45 all kokku lõigatud nagu ideaalselt sobivad liistud on üliägedad, siis paratamatult siin temperatuuri ja niiskuse kõikumisega nad tegelikult kuivavad lahku ja hiljemalt järgmine aasta ei ole enam üldse nii ilusad, et seal ei ole nagu mõtet seda pilli lõhki ajada. Ega suurt rohkem midagi teha ei olegi, kui paigaldada ära sissekäigutrepp
ning kirsiks tordile teisele poole hoonet see kollane Liumägi, millest kõik alguse sai. Ja Liumäe paigalduse juurde kuulub loomulikult ka kohustuslik proovisõit. Ja teeme siia video lõppu veel kiire kokkuvõtte, kui palju kulus materjale ning mis see kõik maksma läks. Täpsuse ja informatiivsuse huvides ma tegin selle arvestuse selliselt, et ma mängisin, et mul ei ole endal mitte ühtegi materjali ning ma oleksin need kõik asjad poest ostnud. Ega see hoone veel tegelikult valmis ei ole, et sees on üht-teist lõpetada, katuselt on tegelikult puudu harjaplekk ja eks seda nikerdamist ja värviparandusi ja kõike leiab siin veel pikaks ajaks. Küsimused, arutelu, kõik muu kommentaarides ääretult teretulnud. Aitäh, et vaatasite ja kohtume järgmises videos. Tšau!